Tere tulemast vaatama minu toiduvalmistamise õpetusvideot. Mina olen Kertu, Tallinna Teeninduskooli esimese kursuse õpilane ning õpin siis toitlustusteenindust. Ning täna ma õpetan teile, kuidas valmistada Hasselbecki kartuleid, seašnitslit ning rukolasalatit. Ja esimesena me alustame siis kartulitest, kuna need peavad olema umbes 40 minutit ahjus. Selleks on meil vaja kartuleid ja kartulid võiks siis olla enam-vähem ühesuurused. Siis mingisugust ahjuvormi, kus peale teete, võid, sool ja pipar maitsestamiseks ning riivitud juust. Ja esimesena me alustame siis kartuli lõikamisest. Lõikame siis niimoodi laiupidi, mitte pikutpidi, vaid laiupidi ja nagu lõõtsaks. Ja tuleb siis jälgida, et ei lõikaks seda läbi, et jääks umbes sentimeeter alla seda kartulitel ilma lõikamata. Ja siis niimoodi lõigategi terve kartuli. Ja kõik ülejäänud kartulid ka vastasite. Kartul peale lõikamist peaks siis välja nägema selline, et oleksid siis need lõõtsad. Need kartuliribad peaks olema siis umbes poole sentimeetri paksused ja siin all peaks olema umbes sentimeetri jagu vähemalt, sentimeeter või isegi 2 võib olla, lõikamata kartulit. Ja lõikamisel abiks võib ka olla 2 puustlusikat, et oleks kindel, et läbi ei lõika. Ning kui olete kartulid ära lõiganud, siis võite panna vormi sisse või ahjuplaadile. Ja siia peale nüüd maitsestame. Siia peale paneme soola ja natukene ka pipart. Ja soola paneme siis võimalikult siia vahedesse, nii palju kui võimalik. Kuid mitte üle panna, üle maitsestada. Pannagi natukene igasse vahesse ja kui igasse vahesse ei saa, siis pole hullu. Ja panna siis võimalusel igasse vahesse, kui igasse vahesse ei saa panna, pole hullu, kuid ka mitte üle maitsestada. Ja võib ka siia peale natukene raputada. Ja niimoodi siis iga kartuliga. Ja kui on maitsestatud, siis ka või panna. Mina vahepeal juba olen või ära sulatanud, et võid võib siis sulatada nii mikrolaineahjus. Ja kui mikrolaineahju ei ole, siis võib ka sulatada kuuma vee vanil. Ehk siis potti panete vee, panete selle pliidile ning sinna poti peale panete kausiga või ja siis sulatate seal kohal ära. Aga võid me paneme ka siis võimalikult palju siia vahedesse, et või annab siis hea maitse. Kui kartulite peale on või pandud, siis tuleb panna nende umbes 40 minutiks ahju, siis katsume, kus need on sees pehmed ja seejärel me paneme peale alles juustu, nii et viime ahju. Senikaua, kuni kartulid on ahjus, ma valmistaksin seašnitsli ja selle jaoks on meil vaja loomulikult siga, selleks siis võiks kasutada seakaela karbonaadi. Lisaks on meil vaja maitsestamiseks soola ja pipart jällegi, muna, jahu ja riivsaia. Et liha võiks lõigata niipidi ja üsna õhukesed viinud. Et võiks siis olla umbes sellised. Ja nüüd alustame siis tampimisega. Tampimiseks on meil vaja 2 kilet. Tambime siis 2 kile vahel. Kui meil on 2 kilet olemas, siis paneme liha 2 kile vahele. Kuid enne veel maitsestame, paneme liha mõlemale poolele soola ja natukene ka pipart. Kui liha on maitsestatud, siis paneme ta 2 kile vahele, 1 kile siis alla ja teine peale ning hakkame tampima. Ja maitsestada tuleks enne tampimist seetõttu, et siis need maitseained lähevad liha sisse. Ja tampima tuleks hakata siis seestpoolt väljapoole. Ja lõpptulemus tampimisel võiks siis olla umbes selline,
et üsnagi võimalikult õhukeseks tampida. Kui liha on ilusti ära tambitud, siis õhukeseks, siis tuleb hakata paneerima. Paneerimiseks on meil siin siis jahu, lahti klopitud muna ja riivsai. Ja paneerimine käib siis niimoodi. Kõigepealt võtate lihatüki. Esimesena panete jahu sisse. Mõlemalt poolt oleks siis ilusti jahuga koos. Üleliigse jahu raputate ära. Seejärel panete muna sisse. Ja mõlemalt poolt jällegi. Ja raputate üleliigse ära. Ning seejärel panete riivsaia sisse. Ja seda siis samuti mõlemalt poolt riivsaiaga kokku. Võib ka riivsaia natukene siia sisse vajutada. Nii, kui meil on snitslid valmis, siis me neid veel ei prae. Need me praeme alles siis, kui me võtame korra kartulid ahjust välja ja liivijuustu peale, sest need lähevad 10 minutiks uuesti ahju ning selle aja jooksul me praeme snitslid ära. Kuid seniks me valmistame lisandid ehk siis rukkolasalati ja peseme ja lõikame ka sidruniks. Kuni sidrun siin seisab, seniks me valmistame rukkolasalati. Ja kõigepealt me lähme peseme rukkola ära. Ja salati jaoks on meil siis vaja söela ja kaussi, rukkolat, oliiviõli, soola. Sidruni pesemiseks on meil vaja kuuma vett, mille ma just keetsin. Umbes korgitäis äädika, siis paneme sidruni ja sisse. Natukene keerutan siin seda, et kõik oleks sellega koos. Ja siis jätame selle umbes 10 minutiks seisma. Kui rukkol on pestud, siis asetame ta majapidamispaberi peale, võib ka tavalise rätiku peale asetada. Natukeseks ajaks kuivama ja võimalikult hea oleks, kui ta hajutada niimoodi laiali. Kui rukkola on siin paberi peal nüüd natuke kuivanud, siis võtame kausi ja paneme rukkola kausi sisse. Ja see kausi paneme veel natukene soola, maitses paneme, kuid seda ei tohi liiga palju panna. Ja juurde paneme siis natukene oliiviõli. Mul on siis oliiviõli küüslaugu, võib olla tavaline. Ja seda ei tohi siis palju panna, seda paneme hästi vähe, et alati saab juurde panna, kui vaja, ja segame. Kui meil on salat valmis ja maitsestatud ja meil on sidrun siin äädika vees olnud umbes 10 minutit, siis me lähme pesema sidruni puhtaks ja lähme ka vaatame, kuidas meie kartulitel läheb, kas need on juba pehmed, paneme juustu peale ning uuesti 10 minutiks ahju. Ja siis me saame hakata snitslet raadima. Nii, nüüd on umbes 40 minutit möödas ja oleks aeg siis vaadata, kas kartulid on pehmed, välja võtta, juust peale panna ning panna uuesti 10 minutiks ahju. Võtame siis kõigepealt kartulid välja. Nii, panen siia. Katsume terava noaga, kas on pehmed. Nii. Kui on pehmed, siis järelikult on väga hea, on valmis. Siis võtame juustu, mul on siis tavaline riivitud juust. Seda paneme kõigile siia peale. Võib vajutada ka peale. Ja seejärel me paneme need uuesti 10 minutiks ahju ja samal ajal praeme siis snitslid ära. Snitslite praadimiseks on vaja pannile üsna palju õli, nagu näha. Ja kui õli on pannil kuum, siis tuleb panna snitslid siia sisse. Snitslid on alt ilusti pruuniks läinud, siis tuleb need teistpidi keerata. Ka teiselt poolt sama pruuni. Kui kartulid on umbes 10 minutit ahjus olnud, siis tuleb need võtta välja ja need on valmis serveerimiseks.
ja nüüd, kui meil on kõik toidud valmis, on aeg hakata serveerima. Kuid enne seda ma lõikan veel lahti sidruni. Selleks me lõikame sidruni pikutpidi pooleks. Nii. Need otsad, kui on sellised, siis võib ära lõigata. Ja siis selle veel lõigata niimoodi pooleks. Ja kui on suur sidrun, siis võib veel ühe korra pooleks lõigata. Nii. Kui sidrun on lõigatud, selle võib siia kõrvale panna. Samuti lõikaksin ma pooleks ka snitslid. Nii. Ja siis ongi aega hakata serveerima. Serveerimiseks ma võtsin 2 samasugust taldrikut. Ja kõige esimesena ma paneksin peale kartulid. Nii, kartulid on pannud, siis ma paneksin salati. Salati võib sellise hunnikuna panna. Nii, siis panen snitslid. Viimasena ma pigistaksin peale sidrunit, salatile ja mõlema snitsli juurde ma paneksin sidruniviilud. Ja mu roa lõpptulemus näeb siis välja selline. Ja aitäh vaatamast minu toiduvalmistus lõpetus.